Tere, minu nimi on Briten Kasekamp ja mul on hea meel teile täna rääkida traumateadlikust lähenemisest hariduses. Olenemata sellest, kas sa töötad lasteaias, põhikoolis, kutse- või kõrgkoolis, traumateadliku lähenemise praktikad on universaalsed. Tänase videoloengu esimeses pooles räägime sellest, mis on trauma, mis juhtub inimesega traumakogemuse ajal ja selle järgselt, kuidas see mõjutab õpilasi koolis ja kui levinud sellised sündmused üldse on. Video teises pooles jagame teiega 4 strateegiat, kuidas õpetajad saavad luua turvalise ja toetava klassiruumi kõigi, aga eelkõige traumat kogenud õpilaste jaoks. Kuna traumateadlikkuse teekonna esimeseks sammuks on baasteadmised traumast, siis sellest me täna alustamegi. Trauma on inimese sisemine reaktsioon ohtlikule või hirmutavale sündmusele, kus inimene tundis ohtu oma elule või heaolule ja mis ületasid tema toimetulekussuutlikkuse. Sellised sündmused võivad olla ühekordsed, näiteks autoavarisse sattumine või korduvad ja kestvad, nagu perevägivalla keskel kasvamine. Inimeste toimetulekussuutlikkus ja ressursid erinevad olulisel määral ja seetõttu on ka trauma subjektiivne. Traumaatilised sündmused, mis võivad ühe inimese jaoks olla traumaatilised, võivad olla teise jaoks ebameeldivad, stressirohked üleelamised, kuid ei põhjusta püsivat häiritust. Mõtleme näiteks koolieelses eas lapse peale, kes on oma vägivaldse lapsevanema meelevallas. Ta tunneb ja kogeb tõenäoliselt hirmu, abitust ja tema toimetuleku ressursid ei ole piisavad, et selle olukorraga toime tulla. Tema sotsiaalsed suhted, võrgustik, eneseregulatsioon on piiratud. Näiteks tõenäoliselt tema sotsiaalne keskkond on peamiselt tema enda pereliikmed, võib-olla lasteaiakaaslased, õpetaja ja ka eneseregulatsioonis sõltub ta täielikult oma vanemast, sest koolieelses eas laps vajab kaasregulatsiooni. Seega tal on raske nende emotsioonide ja tunnetega ise toime tulla. Ja seetõttu ka kogu see sündmus, nii-öelda siis näiteks vanemapoolne väärkohtlemine, tõenäoliselt mõjub sellele lapsele traumeerivalt. Kujutame nüüd ette, et seesama vägivaldne lapsevanem ründab hoopis oma kolleegi tööl. Kuigi see sündmus on kindlasti selle kolleegi jaoks ebameeldiv, stressirohke intsident ja võib-olla ta kogeb hirmu oma elu ja heaolu pärast, siis on tema ressursid oluliselt laiemad. Näiteks esmalt jookseb oma hea kolleegi kabinetti ja ütleb talle, et sa ei kujuta ette, mis minuga just juhtus. Võib-olla ta helistab oma emale, abikaasale, marsib oma tööandja kabinetti, ütleb, et see vägivallatseja peab kohe töölt eemaldama. Samuti sellel täiskasvanud ohvril on tõenäoliselt parem mõistmine üldisest maailma toimimisest ja ka tema eneseregulatsioon on märksa parem. Ta võib minna näiteks õhtul oma hea sõbranaga jalutama loodusesse, kus ta saab rahulikult juhtunust veel kord vestelda, hingata, loodust nautida ja saada sellelt sõbralt kinnitust, et temaga juhtunu oli lubamatu ja väär ja ta ei väärinud seda kuidagi. Ka selle ohvri enesehinnang loodetavasti on välja kujunenud, positiivne ja tema sisekõne sellise sündmuse järgselt võiks olla midagi stiilis tuleb mind ründama, mida ta endale õige lubab. Samal ajal kui see laps, keda vanem võiks väärkohelda, tõenäoliselt mõtleb, et mis minul viga on, et mu vanem mind väärkohtleb. Seega trauma on tõenäolisem, kui inimene jääb oma valu ja hirmuga üksi ja tal ei ole kedagi, kes aitaks seda kogemust puhverdada või nii-öelda lahti mõtestada, tema turvatunnet taastada ja sellisel juhul inimene kogebki traumat, kui tal ei ole piisavalt ressursse olukorraga toime tulemiseks. Seda eelnevat arvestades on oluline siiski silmas pidada, et ka täiskasvanud inimesed kogevad traumat. Ka täiskasvanute eludes on sündmusi, mis ületavad nende toimetulekussuutlikkuse, kuid laste puhul on kindlasti see lävend märksa madalam. Seega trauma ei ole sündmus, mis sinuga juhtus,
vaid see, mis juhtus sinu sees selle kogemuse tulemusel. Kui posttraumaatiline stressihäire esmakordselt diagnoosimise manuaalidesse lisati, siis kirjeldati traumaatilist sündmust kui katastroofilist stressorit, mis on väljaspool inimese tavakogemust. Tänaseks teame, et traumaatilised kogemused ei ole väljaspool inimese tavakogemust, vaid väga levinud. Enam kui pooled inimestest kogevad enne täisealiseks saamist vähemalt ühte potentsiaalselt traumaatilist sündmust. Õpetajad peaksid ka teadma, et kodu ei ole kõigi Eestimaa laste jaoks turvaline paik ja seda ilmestab ka kriminaalpoliitika statistika. Igal aastal registreeritakse üle 1000 perevägivalla kuriteo, kus on laps ohver või pealtnägija, üle 600 alaealise kannatanuga seksuaalvägivalla kuriteo ja igal aastal eemaldatakse perest ka ligi 250 last, kelle puhul kohus on leidnud, et on otsene oht lapse elule või heaolule ja vanemad ei suuda ka pakutava toe abil pakkuda lapsele turvalist kasvukeskkonda ja vanemlikku hoolt. Selliseid lapsepõlves kogetud potentsiaalseid traumeerivaid sündmusi nimetatakse lapse kahjustavateks sündmusteks ja need hõlmavad laste emotsionaalset ja füüsilist hooletusse jätmist, emotsionaalset, füüsilist ja seksuaalset väärkohtlemist ning peres esinevaid probleeme, näiteks vanemate sõltuvus või psüühikahäireid, vanglas viibimist, lahutust ja muidugi perevägivalda. Sellistel sündmustel on kumuleeruv mõju ehk mida rohkem sündmusi laps lapsepõlves kogeb, seda tõsisem on ka tervisekahju ja see tervisekahju on elukestev ja ei piirdu ainult lapsepõlvega. Kahjustavaid sündmusi, 4 või enamat kahjustavat sündmust kogenud lastel on suurem tõenäosus kogeda elu jooksul füüsilise tervise probleeme, näiteks insulti, kroonilist valu või autoimmuunhaigusi, samuti vaimse tervise probleeme nagu ärevust, depressiooni ja suitsiidimõtteid. Neil on ka kõrgem riskikäitumine, mis tähendab, et nad võtavad altimalt riske, istudes näiteks alkoholijoobes autorooli, suitsetades või osaledes kaitsmata vahekordades. Neid saadab ka üldine madalam elukvaliteet, nad sageli jätavad koolide pooleli ja nad on raskusi töökoha hoidmisega ja nad satuvad ka kergemini uuesti ohvriks, sattudes näiteks paarisuhte vägivalla keskele. Kui inimene on kogenud seesugust sündmust, kus inimene tundis ohtu oma elule ja heaolule ja mis ületas tema toimetuleku suutlikkuse, siis võime öelda, et inimene on kogenud traumat. Trauma kestev mõju seisneb selles, et kuigi see kahjustav traumeeriv sündmus ühel hetkel lõppes, siis inimese närvisüsteem jääb toimima nii-öelda ohuprogrammil, kus erinevaid igapäevaseid stiimuleid ja aistinguid tõlgendab inimese aju kui ohuallikatena. Ja nii tekib inimesel tunne, nagu tema elu või heaolu oleks taaskord ohus. See tuleneb suuresti sellest, et traumamälestused on meie mälus talletatud killustatult. Neil sageli puudub kontekst, nad on sageli mitteverbaalsed ja neil puudub nii-öelda ajatempel. Kuigi see sündmus asetseb minevikus, see on läbi, siis meie aju arvab, et see sündmus toimub siin ja praegu. Selliseid stiimuleid või keskkonnas saadud infokilde, mis on traumaatilise sündmuse tulemusel saanud uue tähenduse, saanud ohusildi külge, neid nimetatakse päästikuteks ja päästikud sõltuvad inimese traumakogemusest ja on väga individuaalsed. Aga peamised päästikud on erinevad sensoorsed aistingud keskkonnast, helid, erinevad lõhnad, puudutused, aga ka inimese emotsioonid, mõtted, olukorrad, inimesed, asukohad, tähtpäevad ja sellised väikesed infokillud keskkonnast võivad siis inimeses tekitada tunde, nagu
oht oleks siin ja praegu. Kuna traumakogemusega inimesed tunnetavad ohtu olukordades, mida teised peavad ohututeks või neutraalseteks, just siis nende päästikute tõttu, siis saab ka igapäevasest koolielust õpilase jaoks üks suur ohtude rägastik. Valjud ootamatud helid, nügimine söögijärjekorras, kaasõpilase halvustav pilk või õpetaja autoriteetne hääletoon võivad õpilases automaatselt vallandada traumast tuleneva reaktsiooni. Ja sellised reaktsioonid kipuvad olema impulsiivsed ja asjaolusi arvestades ebasobivad. Näiteks õpilane, kes söögijärjekorras saab kogemata ühe poksu tema tagaseisvalt õpilaselt, võib automaatselt reageerida võib-olla karjudes, pahandades, teda vastu lükates ja selline reaktsioon võib olla automaatne, sest see väikene poks järjekorras või selline togamine vallandas siis õpilases traumareaktsiooni. Võib öelda, et trauma röövib meilt võime tunda ennast turvaliselt ja rahulikult, aga ilma turvatundeta ei ole me võimelised õppima ja avastama, elu nautima, rõõmu tundma, suhteid looma ja hoidma. Kahjustavate sündmuste korral on siis oluline see, et sündmused leiavad aset esimesel 18 eluaastal ja mõistagi esimesed 18 eluaastat on arenguliselt selline sensitiivne periood, kus keskkonnast tulenev info ja üldiselt keskkond kokku väga oluliselt määrab ja mõjutab selle lapse arengut. Aga kui laps on neil sel perioodil kahjustavate sündmuste keskel, siis mõjutavad need kahjustavad sündmused kogu aju arengut, füüsilisest arengust keele ja kõne arenguni. Kõige sagedamini aga märkavad õpetajad, et trauma mõjutab õpilaste võimet reguleerida emotsioone, käitumist ja tähelepanu. Traumakogemusega õpilastele on omane ka nii-öelda kognitiivne triaad või uskumused, negatiivsed uskumused iseenda, maailma ja oma tuleviku suhtes. Nad sageli usuvad, et nad on võib-olla väärtusetud, saamatud, et maailm on üks kole koht, üks ebaõiglane koht ja neil ei ole tulevikus lootust väga palju paremale elule. Nad võivad olla ka endasse sulgunud, agressiivsed ja ärevad, aga oluline on meeles pidada, et see on ellujäämisstrateegia traumakogemuse korral ja mitte tahtlik allumatus või passiivsus õpilaste poolt. Nüüd me jõuame kõige põnevama pooleni, et mida õpetajad saavad traumakogemusega õpilaste heaks teha. Esmalt on oluline või ehk julgustav teada, et õpetaja ja õpilase vahelises suhtes on kiindumussuhtele omaseid elemente, eelkõige siis turvalise baasi mõistes, mis tähendab, et kui enamasti saavad lapsed tuge oma vanematelt, siis lapsed on võimelised tuge saama ka õpetajatelt. Seda on erinevad teadusuuringud kinnitanud. Seega õpetajad on väga väärtuslik ressurss õpilaste eludes. Üks traumateadlik õpetaja vaatab õpilast tervikuna ja mõistab, et isegi kui me ei ole teadlikud nende traumakogemustest, siis statistiliselt on igas klassiruumis õpilasi, kes on traumast mõjutatud ja kelle käitumine ja toimetulek koolis on siis mõjutatud traumast. Jagan teiega nüüd 4 strateegiat, mis aitavad klassiruumis teha turvalise ja tervendava paiga. Nendeks on esmalt tunnetatud turvalisuse loomine, teiseks taastava õiguse kasutamine, eneseregulatsiooni toetamine ja õpilase positiivse minapildi toetamine. Tunnetatud turvalisus on mõiste, mis võib-olla ei ole kõigile tuttav, sest isegi kui me peame näiteks seda keskkonda turvaliseks, siis õpilased ei pruugi ennast siin tunda turvaliselt. Aga meie võimuses on luua keskkonda, mis aitab meie ajule saata signaali, et see keskkond on turvaline, mul on turvaline.
ja seda aitab teha etteaimatavus. Ehk siis traumakogemusega laste eludes on oluline rutiin ja rütm ja võimaluse korral ka eelteavitused. Kui näiteks midagi on koolipäevas muutumas või eelteavitused, kui üks tegevus on lõppemas ja olete järgmise tegevuse juurde suundumas. Tunnetatud turvalisust saab füüsilises keskkonnas ehk siis oma klassiruumis luua ka läbi selle, et sa vähendad sensoorset koormust. Eesmärk on, et klassis poleks liiga palju müra, liiga palju asju, liiga palju tugevaid erksaid värve ja kui seda võib-olla on klassiruumis vahepeal raske teostada, siis iga õpetaja saab oma klassi luua ühe rahunurga või rahupesa, kus õpilasel on võimalik sellisest sensoorsest koormusest, intensiivsest valgusest, helist puhata. Ka see aitab meie närvisüsteemile saata sõnumi, et kõik on hästi, siin on turvaline ja hea. Klassiruumi saab ka turvaliseks muuta läbi selle, et erinevad klassi osad on konkreetselt märgistatud ja igas klassi osas on siis kindla tegevuse koht. Igal õpilasel on oma laud, võib-olla on kusagil lugemisala, võib-olla on kusagil ala, kuhu panna oma ranitsad, võib-olla oma jope. Selline teadlikkus, kus mis toimub, jälle suurendab õpilase kontrolltunnet, turvatunnet ja see aitab tal paremini õppetööle keskenduda. Tunnetatud turvalisus on oluline ka suhetes ja siinkohal on õpetajal oluline roll jälgida oma mitteverbaalset kommunikatsiooni. Kuna traumakogemusega lapsed on väga head ohumärkide lugejad, siis on oluline ka sinu miimika, hääletoon, võib-olla ka keha asend ja asetus. Traumakogemusega lapsed võivad sinu hääletoonis näha ohtu ja see võib mõjuda talle päästikuna või traumakogemuse vallandajana. Seega mitteverbaalsel kommunikatsioonil on traumakogemusega lastega töötades oluline roll. Kehtib ka reegel, et mida emotsionaalselt reguleeritum oled sa ise, seda ohutumana tajuvad sind ka õpilased. Öeldakse, et traumale pole efektiivsemat ravi või sekkumist, kui seda on turvaline suhe. Seega ka turvalise õpetaja ja õpilase vahelise suhte arendamiseks on oluline luua momente, kus õpilased saavad sulle läheneda ja sinuga vestelda ka õppetööd mitte puudutavatel teemadel. Minu palve sulle on valida oma klassist 1 või 2 õpilast, kellel tundub olevat sellise turvalise suhte jaoks ehk kõige kõrgem ja suurem vajadus ja proovida nendega 10 järjestikusel päeval 2 minutit vestelda nende ja sinu enda eraelu puudutavatel teemadel ja unustada kool ja kohustused selleks vestlusmomendiks täielikult. Teiseks strateegiaks on taastava õiguse kasutamine ja karistamise vältimine. Karistavad distsiplineerimise meetmed hariduses, nagu näiteks seletuskirja kirjutamine, ilmajätmine, võib olla õigusest osaleda klassi ekskursioonil või minna vahetunnis õue, saada stipendiumit või õigust elada ühiselamus. Selliste ilmajätmiste ja karistamise meedete puhul saab õpilane taaskord sõnumi, mida ta juba niigi enda kohta usub. Ta ei ole armastusväärne, ta ei ole piisavalt hea ja temaga on raske ja keeruline. Ja sellised karistavad meetmed ei toimi traumakogemusega õpilaste osas sisuliselt mitte kunagi, kuna tegemist on automaatse ellujäämisreaktsiooniga, mis tahes probleemid, raskused neil koolis esinevad, ka siis, kui need on võib-olla sellised suuremad raskused nagu ühiselamus, võib-olla alkoholi tarvitamine, koolist pikalt puudumised. Sellised levinud probleemid on enamasti ilming traumast ja neid ei ole mõistlik karistada. Selle asemel on mõistlik neile lastele pakkuda lisatuge ja erinevate arusaamatuste lahendamiseks kasutada taastavat õigust.
Ohvriabi on loonud ka tasuta e-kursuse, mida iga õpetaja või spetsialist saab omas rütmis läbida ja ma julgustan sind seda uurima ja ehk ka kogu kooli või lasteaiaga seda kursust siis läbima ja proovima rakendada kaasavat taastavat õigust erinevate konfliktide lahendamisel. Kolmandaks strateegiaks on eneseregulatsiooni toetamine. Kuna traumaatilise stressi tuumaks on suutmatus reguleerida oma sisemisi seisundeid, neid suuri tundeid, siis on oluline aidata kõigil õpilastel, aga just traumakogemusega õpilastel oma nende suurte tunnetega paremini toime tulla. Meeles tuleb pidada, et hästi käituv ja vaikne laps ei ole alati emotsionaalselt heas seisus laps. Ja eneseregulatsioon ei ole ainult võime enda käitumist pidurdada, rahulikult tunnis istuda ja õiges kohas keelt hammaste taga hoida, vaid see on teadlikkus ja oskus tuvastada, mõista, taluda ja juhtida oma sisemisi seisundeid ehk emotsioone. Oluline on aidata õpilastel mõista, mis temaga toimub ja mida tema keha talle üritab öelda. Ja seejärel õpetada, kuidas selle toime tulla ja kuidas aidata oma kehal ja närvisüsteemil rahuneda. Ja kuna trauma pärineb sellisest ürgsest osast meie ajus, mis tuvastab ohte enne, kui me teadlikult neid ohte jõuame märgata, siis oluline on ka eneseregulatsiooni tuua sisse selliseid närvisüsteemi rahustavaid elemente. Inimesed ei mõtle ennast enamasti välja halvast tundest, rahuneda aitavad hoopis võib-olla sellised palju ürgsemad, füüsilisemad praktikad. Näiteks minnes tagasi selle juurde, et mis siis mõjub meie kehale ja närvisüsteemile rahustavalt, siis mõtleme näiteks beebide peale, keda rahustab kiigutamine, selline rütmiline ühelt poolt teise õõtsumine. Ja me võime tegelikult sellest rütmilisest kiikumisest mõelda kui meie sisse ehitatud sellisest rahunemise mehhanismist. Ja rütmiline liikumine mõjub ka täiskasvanutele rahustavalt. Samamoodi mõjub rahustavalt sügav hingamine, jooga, mediteerimine, looduses aja veetmine, ümisemine ja isegi naermine, sest need aktiveerivad parasümpaatilist närvisüsteemi, mis vastutab lõdvestumise, südametöö aeglustumise ja stresshormooni vähendamise eest. Seega pakkuda lastele, õpilastele just selliseid viise enda emotsioonidega toime tulemiseks ja enda kehas hästi tundmise jaoks. Neljandaks strateegiaks on õpilase positiivse minapildi toetamine ja tugevustele keskendumine. Traumakogemusega lastele saab suure tõenäosusega osaks palju negatiivseid hinnanguid, kuna nende käitumine võib olla ettearvamatu, neil on palju konflikte, võib-olla raskusi koolis edasijõudmisega. Seega meie ülesanne ja eesmärk on nendele negatiivsetele hinnangutele justkui vastumürki luua. Absoluutselt kõigis inimestes on omadusi, mis väärivad imetlemist. Õpetajana on sinu töö leida need. Olgu selleks anne spordis või kunstis, oskus näha igas olukorras midagi positiivset, teha nalja või olla kas või lihtsalt hea guugeldaja. Iga õpetaja töö on leida õpilases need tugevused, neid märgata, tunnustada ja aidata õpilasel neid tugevusi iseenda heaks siis ka kasutada. Mitte kunagi ei tohi traumat kogenud õpilase osas alla anda. Nad peavad uskuma oma luuüdini, et sina neisse usud, sina neid kaitsed ja sina neis vähemalt mingeid omadusi imetled ja austad. Ja sina näed neis valgust ja headust, sest sellest on traumakogemusega laste eludes alati puudust. Kui sa oled jõudnud minuga selle video lõppu, vaatamata sellele, et tegemist on vaimselt väsitava teemaga, siis minu siiras tänu sulle. Palju õnne, oled teinud esimese sammu traumateadlikuks saamise suunas.
Minu soovitus sulle on alusta rahulikult, samm-sammult. Võta eesmärgiks lisada oma õpilaste päeva väikeseid tervendavaid hetki ja aita suunata koolipoliitikaid taastava õiguse suunas. Üheskoos jõuame draamateadliku Eestini, kus turvatunne ei ole privileeg ja kõikidel lastel on võimalus õnnestuda.